Hei, tere taas! Mul on väga palju põnevaid uudiseid ja mõttearendusi teile täna. Esimene neist tuleb sellest, et Amazon tegi teatavaks midagi, millele mina ei olnud üldse mõelnud, et see saab nii ruttu reaalsuseks saada. Nimelt müüvad elektroonilised raamatud tänaseks hetkeks rohkem, kui müüvad paberkandjal raamatud. Mis oli minule kui endiselt veel tavaraamatute lugeja kui ka iPadis on ka mõned elektroonilised raamatute lugejale päris suur üllatus. Nimelt on viimase 3 kuuga müüdud 100 paberraamatu kohta 143 elektroonilist raamatut ja viimase kuu ajaga on see seis olnud veel kõvem, nimelt 100 paberraamatu kohta 180 elektroonilist raamatut ning see on juba muljetavaldav tase. Alles hiljaaegu umbes poolest tagasi jõulude ajal oli uudis selle kohta, kuidas Amazonis jõulupäeval, jõulude ajal müüdi elektroonilisi raamatuid rohkem kui paberraamatuid, kuid see oligi selline ühepäevane kogemus. Nüüd on see kujunenud juba tavaks ja Amazoni müük on kasvanud aastatagusega 200%. Kindlasti on andnud ka tõuke viimastel kuudel sellele see, et Amazon Kindle ehk siis see lugeja elektrooniline seade nagu ka iPad lugejale on hinda langetatud pea kolmandiku võrra. Nimelt kui varem maksis see 3200 umbes, siis praegu 2300, mis keegi võib ära arvutada, et see on umbes mingisugune 10 raamatu hind, 200 krooni keskmine raamat ja elektrooniline raamat on umbes pool odavam, nii et kusagil 20 raamatu ostes tasub see elektrooniline lugeja ennast ära juba. Kuid arvati, et iPadi tulekuga on nende füüsiline lugeja ehk see Kindle ära kadunud kuskil, kuid tegelikult seda ta ei ole. Kindle on otse vastupidi tulnud välja ka uus mudel. Kuid kindlasti pikemas perspektiivis saadab meid edu pigem teistele seadmetele raamatute müümisel, näiteks iPadil on olemas ka Kindle versioon, iPhone'il, Androidil ehk enamus suurematel mobiilsete seadmete operatsioonisüsteemidele nad pakuvad oma lugejaid, samamoodi ka Maci arvutus ja ka PC's. Seda näitab ka üks asjaolu, et Amazoni kliendid on tellinud rohkem kui $1 miljardi eest kaupa läbi mobiilsete seadmete, ehk siis nende samade kas läbi iOS-i seadmete või Androidi seadmete, mis näitab seda, et see mobiilne kaubandus hakkab nende strateegias väga suurt rolli mängima. Ilmselt tulevikus ka need samad tahvelarvutid lisaks mobiilidele. Amazon tahab tuua lisaks PayPalile ka välja ühe alternatiivse makseviisi välja tuua, eks ole näha, mis sellest saab. Aga igatahes neil müük on suurenenud pea poole võrra aasta tagusega ja kindlasti nemad üks suur tegija raamatuturul. Nii et kes loeb palju, siis soovitan proovida. Teiseks on üks hea äriidee, mille brändiks on Snapcoods. Äriidee eesmärk on selles, et ühendada siis sinu Facebooki sõpru ja sinu Meetupi grupi sõpru, et omavahel erinevad seadmeid või asju vahetada väikese raha eest. Ehk mina, kui mul on näiteks, olen ostnud omale iPadi või mingisuguse fotokaamera, siis kui ma tahan sellega natuke raha teenida, ma enam seda võib-olla ise nii palju ei kasuta, siis ma panen selle sinna veebilehel ülesse, panen päeva hinnaks, näiteks ma vaatasin, oli pakkumine $15 päeva iPad, kõik minust Facebooki sõbrad ja minu teiste sotsiaalgrupid sõbrad saavad seda läbi selle rentida, ehk minule jääb mingisugune turvalisusgarantii, et see on personaalne, et see ei ole selline, et ma saan suvalisele rendil. Miks mitte teha seda ka mõnes muus Euroopa riigis Eestis? Eestis on olnud taoline rendiportaal Rendi.ee, kus on eesmärgiks pane oma vara raha teenima. Ka väga hea idee, kuid natuke jääb selliseks kaugeks, sellepärast, et kui ma annan kellelegi suvalisele oma elektroonikaseadme, siis ma ei tea, kuidas ja mis tingimusel ma selle tagasi saan, et selline usalduse küsimus on väga suur, aga samas tänases majanduslanguse olukorras kindlasti on paljud, kes tahavad teenida lisaraha sellega varaga, mis nad on omale soetanud ja mida tänasel hetkel enam võib-olla mõistliku raha eest ei ole võimalik maha müüa. Nii et mõelge, kuidas võiks seda võib-olla veidi edasi arendada ja teha sealt selline lahe viis, kuidas kõik saavad oma gadgeteid jagada. Samamoodi toimuvad ka autojagamised, näiteks kasutan UK-s sellist võimalust, kus on kaart, tavaline nagu pangakaardi suurune kaart
internetis bookin omal auto, tean, kus mis aadressil see asub, panen auto esiklaasi juurde kaardi, uksed avanevad, võti on sees, saan sellega sõita, pärast tuleb mul e-maili peale arve ja panen selle sama kaardiga auto uksel tukku tagasi. Ehk selline auto jagamissüsteem samamoodi võiks ju jagada kõiki teisi seadmeid. Kindlasti on nüüd lähitulevikus näha, mis sellest saab ja kui kaugele see areneb, kas see läheb massidesse või mitte, kas selline kontseptsioon töötab. Aga mulle tundub, et see on küllalt hea võrreldes teiste rendivõimalustega, mis ei ole nii hästi käima läinud. Aga kolmas teema on virtuaalse raha teemal. Need, kes teavad või kes ei tea, siis Facebookis on nüüd juba pea aasta olnud kasutusel Farmville mäng, kus sa saad farmimäng, kus saad kasvatada loomi, istutada taimi, lõigata neid, müüa, suhelda oma sõpradega ning ma olen väga palju uusi Facebooki kasutajaid, kes on minu sõpradeks tulnud, kes olen näinud, kes on seda hakanud mängima, kas on nende tööajal või mitte, aga seda nad teevad. Üsna tabavalt ütles Facebooki rahvusvahelisi koostöid arendav juht. Nemad ei tea, mille kuradi pärast inimesed ostavad omale punase aia asemel rohelise ja nõus selle eest raha välja käima. Aga nii see on, tänaseks päevaks on Farmville'il kasutajaid rohkem kui 80 miljonit regulaarselt, kes mängivad seda mängu ning nüüd on see ka lisaks interneti aplikatsioonina võimalik mängida ka iPhone'is eraldi mänguna. Sellest mängust on arenenud suur küsimus virtuaalse raha teemal ja ma arvan, et me oleme sellega jõudnud suht kaugele. Nimelt on selles mängus käibel selline krediit, mida saad kasutada asjade ostmiseks, müümiseks ja sa teenid seda samamoodi. Lisaks sellele on pakutud sellele ka reaalset kasutusvõimalust. Nimelt mängukrediidi eest said omale näiteks USAs Netflixi konto. Ilma seal konto alustamiseks raha maksmist, ehk seal tekib selline krediidi ja päris raha mingisugune suhestumine. Huvitava koostööna pakuti hiljuti sellist võimalust, et USAs enam kui 4000 kaupluses tuli toodetele peale selline kleeps, mis oli enamasti mingisuguse kapsapakendeid või rohelisel tootel peal. Kui ostad selle toote, siis selle kleepsuga sa saad kaasa omale 5 selle mängu krediiti. Ehk selline virtuaalne raha oli taaskord ära seotud sellega, mida sa poest ostad. See oli uskumatu edu saadates, et esimese 6 nädalaga enam kui 100 000 virtuaalset raha, mis tähendab see, et enam kui 20 000 inimest ostsid oma selle toote ja läksid interneti ja panid selle koodi sinna sisse ja said omale 5 krediiti, kasutasid seda. Lisaks tuli sinna hiljuti mänguga esimene brändiga siis taim, mida sa saad seal istutada, mustikad. Nimelt üks USAs väga tuntud kvaliteetse orgaaniliste toiduainete tootja tõi välja mustikataime seal mängus, mis tundub nii jabur ja naljakas, aga seda on ostnud ja istutanud enam kui 1 miljon mängijat 20 krediidi eest. Ehk arvatakse, et väga varsti, õigemini juba kohe ilmselt on võimalik osta reaalse raha eest omale seal mängus krediiti. Samas on ju varemgi olnud Second Life'is oma Linden dollarid või World of Warcraftis jagati mingisuguseid kuldrahasi selle eest, aga ma arvan, et me ei ole kaugel sellest, kui virtuaalse raha saab reaalsuseks ja me võime varsti näha Eesti Panga leheküljel ka kurssi kas Facebooki rahaga või mõne muu virtuaalse rahaga. Kuna see asi on nii hoomamatu ja reguleerimatu, siis on ilmselt tulemas palju põnevaid lahendusi ja ärimehi, kes seda ära kasutavad. Ja lisaks ilmselt on oodata ka sinna mängu uusi kasutajaid, kuna Facebook läks hiljuti üle 500 miljoni kasutaja, nii et vaatame, kui kaugele see saab. Mark Zuckerbergi eesmärk oli 1 miljard. Vaatame. Nägudeni.